et täna-homme toimuvad Kuressaares 14. aiandus- ja lillepäevad. Rahvast on palju, müüjad on palju, parkimiskohta on isegi üsna raske saada. Ja enamasti tullakse laadale ikka selle mõttega, et midagi konkreetset saada. Ja sellepärast on ka meil täna üks väga konkreetne soov. Meie läheme otsime, kas me leiame endale aeda istutamiseks sammas õunapuu. Tere, kas võib me teeme kohe lindi peale ühe väikse küsimise? Kes siin müüb? Meie oleme Pruulipuukool. Meil on üks konkreetne soov. Kas teil on sammas õunapuud? On sammas õunapuid. On olemas, jaa, kõik on. Nii, kas te näitate meile neid? Kas sammas õunapuu on midagi haruldast ja erandlikku? Ta on selles mõttes erinev teistest õunapuudest, et tema võra on väga kitsas ja tal kõrgus on ainult umbes 2 meetrit. Ja õunad siis ei tule mitte, oksad on hästi lühikesed ja ta moodustabki õunad siis võra ümber ja siis on hästi huvitava kujuga ja siis õunu täispuu. Kui kaua Eestis neid juba kasvatatakse? Eestis on nad levinud viimased paar aastat, võib-olla 2-3 aastat. Ja just koduaedades, mis on väikesed, sobib ta väga hästi kasvatamiseks. Et ta saaki küll palju ei anna, aga samas ta ruumi ka ei võta, nii et saavad kõik maitsta. Kui palju ta saaki annab? Täpselt ma nüüd ei oska öelda, kuskil võib anda mingisugune 8-10 õuna puu kohta, et kui suur nüüd õun tuleb. Et täiesti oleneb, et mõnel on väiksemad õunad, mõnel suuremad. Et saagikus ei ole tal suur, sest ega teda ennast palju ei ole, ta on suhteliselt väike, aga ta on hästi dekoratiivne jälle. Kui kaua ta kasvab koduaias, kui kaua ta vastu peab? Ikka nagu harilik õunapuu. Selles mõttes ta ei erine, et sükene 20-30 aastat võib ta ikka pidada. Et täiesti oleneb, kui millised meil talved on. Ja mis sorte seda õunapuud saada on? Meil on 2 sorti, on Inese ja Uldis. Et üks on nüüd sügisõun ja teine varane suveõun. Mulle ei ütle need nimed küll midagi, on need magusad hapud või kuidas nad säilivad? Jah, Inese on magus hapu ja sügisõun ja tema nüüd säilituseks ei ole mõeldud ja see Uldis on siis sellise punaka põsega magus ja varane suveõun. Kuidas inimesed seda puud ostavad või oskavad nad üldse küsida sellist õunapuud? Ikka oskavad, sest sellel on hästi kõva reklaam tehtud ja on televiisoris näidatud ja praegu see on, ütleme, müügihitt puukoolidel, et see sammas õunapuu on hästi nõutud kaup. Meid huvitab üks selline nagu natuke moekaup, kas teil sammas õunapuud on? On küll, jah. Kas te kasvatate seda ammu juba? Meil on esimesed 2008. aastast oma puukoolis olemas, aga popiks said alles nüüd. Aga miks ta popiks on saanud? Sellepärast need inimesed, kes ostsid ja kellega andis vilju ja siis naaber sai maitsta, naaber ostis ka oma õunapuu ja nüüd nagu öeldakse on tervele külale vaja, aga ta on tõesti väärt asi. Miks ta teie meelest väärt asi on? Ta on sellepärast väärt asi, et ta võtab väga vähe ruumi, kasvab 2,5 meetrit kõrge ja ta saab hästi palju päikest, viljad on punased, suhkrud liiguvad, et hästi vitamiinirikas. No aga vähe annab ju saaki. Aga ta ongi spetsiaalselt selliseks miniks aretatud. Nii et teie julgete täitsa kiita seda? Meie kiidame, jah, ja meil ongi spetsiaalsed sordid paljunduses, mis just meie kliimasse sobivad. Neid sorte on väga-väga palju, paljud kasvavad lõuna pool ja neid meil põhja pool ei kasva. Mis sordid teil on? Oi, meil on palju. Kollektsioon aias on 24 sorti. Kõik need? 24 jah, erinevat ja järjest katsetame. Nii et saab öelda, et tõesti moekaup praegu? Jah, meil hetkel on 8 sorti praegu paljundus kaasas.